Nii, see video on nüüd juuli esimeseks nädalaks alates 30. juunist. Ma juba tegin video, aga mis ma ajasin siin sassi. Ja vaatame. Mul jäi enne video pooleli, nii et ma ei tea, mis siin lõpuni ma ei jõudnud. Aga esimene kaart ehk põhiteema on karikate 5, mis on keskendumine negatiivsele, keskendumine sellele, mis on valesti, mis ei meeldi, mida sa ei taha kogeda, aga sa muudkui fookuseerid sellele, sest siin on 3 karikat maas ja siin on 2 püsti, ehk siis ta keskendub sellele, et tal on siin asjad halvasti läinud, asjad on maha kukkunud, midagi minevikus on valesti või praegu ta keskendub sellele, mida tal ei ole või mida ta ei saa teha aga tegelikult tal on siin 2 karikat on püsti, seega tal on tegelikult 2 asja või midagi, mis on hästi, aga millele ta ei keskendub sellele, mis on halvasti või valesti. Aga ta saab lihtsalt ümber pöörata ja keskenduda sellele, mis talle nagu head tuju tekitaks või nagu rõõmu tooks. Ja katsumus sellel nädalal on karikate poiss, ehk siis kui see on katsumus, siis jätkuvalt need lähevad kokku selles mõttes, et ta keskendub sellele, mis on halvasti, ehk siis katsumus on nagu hästi tundmine, nagu selline rõõmus olemine või elurõõmus olemine. Katsumus on olla positiivselt meelestatud ja märkamine, ilu märkamine on kuidagi katsumus. Kuigi see on lihtsalt perspektiivi küsimus tegelikult, lihtsalt tuleb teisele poole vaadata, ma tahaks öelda. Ja alateadvuse mõjutused on surm. Ma tahaks öelda, et need on mingid alateadvuse programmid, mis on valmis lahkuma, on valmis lõppema. Ehk siis võib-olla ongi see, et teistmoodi vaatamine, et alateadvus suunab sind kuidagi asju lõpetama vanamoodi tegutsemist ja vanamoodi maailma vaatamist. Ja ta suunab sind, need inimesed ei taha siin seda surma ja lõppemist, kuigi pärast seda tuleb päike välja, pärast tuleb valgus, et alateadvus isegi toetab sind selles osas, et sa hakkaksid nägema maailma nagu teistmoodi ja olukordi paremas võtmes, kui sa praegu nagu seda teed või sellel nädalal. Lähiminevikus oli sauade 8, ehk siis mingi info tuli sisse, mingi liikumine toimus kuskil, et võib-olla ongi siis need mingid programmid, võib-olla sa oled mingid uusi nagu alateadvuse programme sisestanud endale, et mingisugune, ma tahaks öelda, et mingi areng on toimunud, midagi on hästi, mingid head uudised võib-olla tulid. Ja tänu sellele nagu alateadvus on nagu justkui valmis muutusteks. Teadvusest, see, millele sa mõtled, on mõõkade kuninganna, tema nüüd on emotsionaalselt stabiilne, kalkuleeriv, ratsionaalne, et sa rohkem tegeled kuidagi mõtlemisega. Et võib-olla ongi siis mingi mõtlemisviis, perspektiiv, sa tegutsed kuidagi mõtlemisega, sa midagi mõtled, analüüsid. Aga vaatame veel. Lähitulevikus on sauade rüütel, see on niisugune edasiliikumine, kirglik ettevõtmine, mingi tore selline nagu võimalus või miski nagu erutab sind, ma tahaks öelda, tekitab mingit elevust, et sa oled valmis nagu liikuma ja tegema mingeid samme muudatuste suunas. Aga vaatame veel. See on soovitus. See on selline tark õpetaja traditsioonid, võib-olla on soovitus, siis nüüd on mul 2 varianti, et soovitus on siis kas minna kellegi nii-öelda
õpetaja juurde temalt õppida, nõu küsida või mingeid teadmisi ammutada, mingid nagu sisse rajatud teadmised või võimalused teed, mida katsetada või rakendada. Mingid läbi katsetatud oskused siis, mida sa saaksid rakendada, et siis seda nagu kuidagi teistmoodi vaadata asju. Või siis oled see sina ise, et kuidagi seda võib-olla teistele rohkem oma teadmisi jagada või No, tegelikult siin ei ole võid, sellepärast et kui sul on nagu see keskendud halvale, siis pole väga mõttekas teisi võib-olla õpetada, ikkagi uurida teadmisi ja õpetusi, mis võiks sind aidata teistmoodi maailma vaatlema ja vaatama. See, kuidas ümbruskond sind mõjutab, ümbruskond sellel nädalal kuidagi toob sinus välja sellise, see on sauade kuninganna, ta on selline kaunis ja elav ja kirglik ja ta oskab elu nautida ja ta on särav, ta jääb silma seltskonnas, et ta naudib iseendaks olemist, et kuidagi isegi midagi on hästi ja miski paneb sind ikkagi elama, olenemata sellest, et sa keskendud, ma ei tea, võib-olla sa ei keskenduda, aga põhiteemaks on mingi negatiivsus. Sinu lootused ja hirmud on jõud, tugevus, ehk siis sa loodad, et sa oled tugev, et sa tuled toime asjadega, et sa suudad nii-öelda lõvi taltsutada, kuigi ja mõlemad on siin tegelikult rõõmsad. Et sa võib-olla loodad, et sul on lõputult seda jõudu ja rõõmu, et maailma asjadega toime tulla, et raskustega toime tulla. Ja selle nädala lõpptulemus on siis sauade äss, ehk siis võib-olla sa alustad midagi uut, midagi väga põnevat, võib-olla sa hakkad rakendama mingeid teadmisi, mis aitavad sulle siis maailma teistmoodi vaadelda, mis aitavad sul sellest negatiivsest mindsetist välja tulla, meeleseisundist ja mis võiks aidata sul seda elurõõm kuidagi rohkem leida. Aga mis see on? Vot seda ma siin ei näe, no see on selle soovitusega seotud. Ja panen siit veel sõnumeid selleks nädalaks, üks toetav sõnum. Hinge pime öö, transformatsioon, ärkamine, torn. Siin raamatus ütleb, et ta kaevas, et ta kaevus oma nagu südamesse, kuniks ta leidis seal valguse. Ehk siis midagi nagu rasket oled sa läbi tegemast, aga see on nagu sinu enda sees, midagi seotud emotsioonidega või midagi sa oled nagu läbi tegemas või sellest välja tulemas, sul on võimalus sellest välja tulla ja sellest edasi liikuda. Ja sa loodad, et sa saad nagu, et sa oled piisavalt tugev, et sellest välja tulla. Ja tegelikult mina ütleks, et see ongi see surmakaart, alateadvus toetab sind, alateadvus, sa saad sellest välja tulla, sa saad oma alateadvust muuta, sa saad oma neid mustreid muuta ja selleks saab olla mingi õpetaja, vaimne õpetaja või siis kas või näiteks mingi psühholoog või keegi, kes on palju õppinud või sama asja läbi teinud või kuidagi see, millega sina praegu nagu, milles sul praegu keeruline on,
et pöördu kellegi poole, kes on näiteks sellesama asja läbi teinud edukalt, ehk siis sealt välja tulnud, või kasuta mingeid teadmisi, nii-öelda iidseid teadmisi või läbi proovitud teadmisi, mis aitaks sul sellest läbi tulla ja läbi minna praegu, mis iganes asja sa läbi teed, läbi oled tegemas hetkel. Eks see on inimeseti erinev, mida te seal läbi olete tegemas hetkel. Aga pärast seda on tulemas nii-öelda valgus ja siin ütleski ju, et kuni ta leidis valgus ja need võivad olla mingid südameteemad, armastuse teemad, sest tal on katsumus oli nagu olla elurõõmus ja karikad on emotsioonid ja armastus ja südameteemad tihti. Et võib-olla on midagi emotsionaalset, millega sa tegeled ja proovid teistmoodi teha ja sellest välja tulla. Ja mu enda kirjutatud sõnum oli, et liigu juba lõpuks edasi, ehk siis see võib olla midagi minevikuga seotud, ehk siis liigu edasi, et jäta maha see raskus, mida sa oled endaga kaasas kandnud, et paki all oli see sauade 10, ehk siis mingit raskust sa oled nagu kaasas kandnud endaga ja on aeg nagu teistmoodi teha, kuidagi seda kergust tuua enda ellu, et kui sa võtad selle nagu ühe saua ainult, siis sa jõuad sellega väga kaugele, et kuidagi tegutse, liigu, võta midagi uut ette, et nagu tee teistmoodi mingid õpingud. Võib-olla sa tahad midagi õppida ja soovitus ongi seda järgida. Et selline kiire ja lühike video, et kui natuke raputab sind maailm või sa ise natuke raputad ennast, siis sa tuled sellest välja. Tegelikult, kui sa otsid abi, kui sa otsid lahendusi ja vahendeid, mis võiks aidata. Vot, hästi, tšau!